Ma arvan, me võiksimegi siinkohal tegelikult rääkida sellest Konrad Mäe tööst, mis meie oksjonil on, ja see on maastik 1920. aastast, mis on olnud siis müügis avalikus ruumis mitte nüüd esimest korda, vaid teda on üritatud ka müüa paaril korral eelnevalt läbi ühe antiigikaupluse ja veel läbi ühe oksjoni, ja nüüd on ta siis maandunud siia Hausgaleriisse taas ja võib-olla ta tekitab selle küsimuse, et mis siis nüüd. Minu hinnangul on see ühtepidi et võib-olla see töö esialgu turule sattudes oli natukene vales kontekstis eksponeeritud ja oli võib-olla ka pisut valesti hinnastatud ja see, mis ühe tööga võib juhtuda, kui ta vales kontekstis välja tuuakse ja ta võib tekitada mingeid küsimusi või kahtlusi, et tõmbab tööle ehk sellise suure küsimärgi maigu juurde, mida me siis sinuga tegelikult otsustasime, et me ikkagi paneme selle töö taaskord oksjonile, kui see meieni jõudis ja et töö ei ole ju kuidagi selles süüdi, et ta on mingisugusesse sellisesse raha ja müükide ja pakkumiste rattasse nagu sattunud, et mu meelest need küsimused tegelikult selle töö enda ümber ei ole üleüldsegi õigustatud selle töö kvaliteedi, selle töö loomingulise väljakutse mõttes, mis Konrad Mägid siin on köitnud. Ja sa tõid väga ilusti välja, kui me sellest tööst selgemalt ka siin rääkisime, selle impressionismi, mida see töö endast kujutab. See töö on ju ka katalogiseeritud, eksponeeritud, teada töö, tagant on ta viseeritud Tuglase ja Pütsepa poolt, olles siis üks nendest töödest, mis pärast Konrad Mägi surma tema ateljeest revideerimise käigus siis nagu nimekirjadega süstematiseeriti. Et räägi selle töö plussidest, räägi selle töö võlust ja räägi selle töö fenomenist läbi Konrad Mägi maalikunsti suhtumise. Alustades sellest hinnaküsimusest, et hind hinnaks, aga on üks asi, mida kunsti kollektsioneerimisel võib-olla tundub mulle väga oluline silmas pidada, et lõpuks kogutakse konkreetseid töid, mitte on ka muidugi võimalik koguda autoreid, et sa ei vaatagi, mis töö autor kõik läheb. Aga üldiselt kunstikollektsioonid ikkagi moodustuvad ju niimoodi, et inimesed vaatavad seda konkreetset tööd ja ostavad seda konkreetset tööd, mis tähendab, et kõik Konrad Mägi tööd ei ole ühes hinnaklassis, see sõltub kunstniku taotlustest, ühe tööga ta on soovinud näiteks luua midagi väga dekoratiivset, ilusat, läbimaalitud, nagu Konrad Mägi näiteks oma Itaalia vaadetes ja tänu sellele, et nad on nii väliselt efektsed, lummavad, dekoratiivsed, siis kuuluvad ühte hinnaklassi. Käesolev töö, siin on Mägi lähtunud teistest printsiipidest. Modernismile oli iseloomulik mitte ainult Eestis, vaid ka mujal ja võib-olla mujal isegi rohkem teatud juhuslikkus või vähemalt soov jätta mulje, et see maal on valminud kergelt, elegantselt, ilma liigselt konstrueerimata, pooljuhuslikult. Kui me vaatame antud maali, me näeme, et seal on hulgaliselt sellised pruune värvi välju, mis tegelikult on katmata papipind, et Mägi on sealt pintsliga üle libisenud ilma jälgi jätmata. Selline kerge, elegantse, juhuse, elulise, impulsiivsuse mulje jätmine, aga see mulje jätmine ei ole halb, selles mõttes, et ei proovita midagi teha nägu, vaid tõesti soovitaksegi seda, sellist maalimislaadi harrastada, et see oli modernismis täiesti õigustatud, omad ideelised põhjused olid sellel, programmilised põhjused, aga kui nüüd see töö asetada, ütleme, kunsti mõõtkavasse on ta võrdväärne mõne kaprivaatega, aga turul paraku on niimoodi, et teatud lähenemised inimestele lähevad rohkem korda või rohkematele inimestele ja teisi oskavad hinnata vähemad inimesed. Et lõpuks hind võib, aga ei pruugi öelda midagi töö kvaliteedi kohta. Oluline on vaadata, et mis kontekstis, mis eesmärkide, mis taotlustega mõni töö siis maalitud on ja selle järgi pigem hinnastada, mitte vaadata autori nime ja unustada töö ära ja öelda, et kõik selle autori tööd kuuluvad sellesse hinnaklassi, et ma sellesse väga ei usu.